Kui sa soovid head enesetunnet, siis tule tee minuga kaasa. Täna me teeme energiameditsiini hommikurutiini ning need on harjutused, mida sa võid teha ka päeva jooksul, siis kui sa tunned, et kuidagi on väsimus peal või pea nagu kaksus udus ning on vaja mõtteselgust. Ning hakatuseks seesama asi, mida ma siin teen, koputad niimoodi siia silmade alla, enam-vähem selle koha peale, kus siin see luupiir jookseb. Ning sa võid teha seda kohe mõnuga. Millegipärast minul tahavad puusad hakata ka 8 tegema selle juurde, nii et lasen oma keha juhtida. Ning see harjutus on hästi mõnus maanduse loomiseks. Kuna meil on siin peas on nii palju energiat ja energia ei liigu niimoodi alla, nagu ta võiks liikuda, siis on see maanduse loomine hästi-hästi tähtis. Ning tegelikult algabki meie tervises kõik sellest, et meil oleks see maaühendus. Me oleme loodud käima ju paljaelu hästi palju ja maa peal käima hästi palju. Ning oma tänases eluviisist nädamine ka praegu maapinnast kõrgemal kipub meil see maaühendus ära kaduma, mida kõrgemal me oleme, seda vähemaks seda jääb, iga meetriga väheneb just maa positiivne toime meie kehale, mis aitab põletikku vähendada ning hoida meid selguses, värskuses. Nii et siia silmade alla koputades saad sa seda juurde luua. Järgmine asi, mida me võiksime teha, on hakata otsida mul siit ranglu tipud ülesse. Need kohad siin siia alla koputada. See on jälle samamoodi maanduse jaoks. Aga see toimib natuke teistmoodi. See aitab tuua maaenergiat meie kehasse. Ja esimene, see viib meist liigset energiat maasse, aga see toob maast positiivset energiat meie kehasse. Ja siia koputamine võib aidata väga hästi ka hirme vähendada ja näed, ma ikka tahan millegi pärast panna puusad liikuma 8-tesse, sest et 8-kujulised liikumised vasti saad ka teada on hästi olulised selleks, et me tunneksime ennast püsivalt mõnusalt, selgelt, elujõuliselt, energiliselt, saaksime teha häid otsuseid, et tunda ennast püsivalt hästi ja nii, nagu meie juhime enda elu, sest tegelikult on oma elu juhtimine ju kõigi meie enda kätes. Nii et koputa aga julgelt siia kaasa. Need on harjutused, mida mina teen igal hommikul ja vahepeal teen päeva jooksul ka. See harjutus siin on eriti hea, kui tuleb mõni hirm üles, siis võib siia lausa mitu minutit järjest koputada. Muidu võiks teha igat harjutust kuskil, ütleme 5-8 hingamist. Aga see muidugi nagu jälle võib olla väga erinev selle pärast, et võib-olla sa hingad kiiremini, võib-olla sa hingad aeglasemalt, sõltuvalt sellest, mida sinu keha just siin ja praegu vajab, nii et kuula seda keha ka juurde ja vaata, mis ta teeb. Nii, kui me oleme nüüd siin natukene juba hirme vähemaks võtnud ja maandust juurde saanud, maaühendus väga hästi toimib, kui sa lähed ka õue jalutama, tunned, kuidas ärevus hakkab alla minema, sest et me oleme loodud selleks ühenduseks maaga. Ja niimoodi koputades me saame seda ühendust energia liikumist sellises suunas, nagu maa aitaks meil teda suunata, taastada enda jaoks. Nüüd läheme natukene edasi. Tuleme siia rindade alla, just siin, kus see rinnaalune joon jookseb. Naistel on võib-olla seda natuke lihtsam üles leida kui meestel, aga kui sa siin natukene songid, siis otsa siit nibu juurest ka allu keskel. Siis sa leiad selle üles, sest see koht on tavaliselt väga valus. Võib-olla kui sa esimest korda siit mudid, siis sa ei tunne seda valu sellepärast, et see lihased on nii pinges, aga kui natukene juba pinget hakkab järele andma, siis sa tunned, et siin all on selline väga-väga valus koht. See on seotud iseenesest põrnporgan on siin, me jõuame sinna organile natuke lähemale ka, aga siin on need punktid, mis aitavad põrnal puhastuda ning põrn on kogu meie ainevahetuse juht Hiina meditsiini järgi. Hästi tähtis organ, nii paljudel inimestel on siin pidev vaevus, kui nad käivad mõõtka neelamas ja igasuguseid muid protseduure tegemas, ning mitte mingit põhjust ei leita sellele. Ja sellest põhjuseks on see, et kui me oleme pidevas ärritusseisundis, me oleme võitleja põgena režiimis, siis meie keha võtab põrnalt energia ära ja kui siit energia ära võetakse, siis on see väga-väga paha tunne. Ja mudime siin ka kohe mõnuga. Ja kui sa oled tükk aega juba neid mudinud, mitte nagu tänase päeva jooksul tükk aega, vaid ikka juba õige mitu nädalat teinud, siis hakkavad need punktid järele, nad ei ole nii valusad. Nüüd järgmine, neil on naistel lihtsalt leida siit, kus see rinnahoidja joon jookseb. Otsid siit ribide vahelt
Need on juba nagu põrna enda juures ülesse punktid, mis on tavaliselt veel palju valusamad. Minul on ainult hästi kergelt valus, ma olen teinud neid harjutusi nüüd järjepidevalt aasta aega, tegelikult ma tegin kunagi varem neid ka veel, aga nüüd ma olen aasta aega neid järjest teinud ning siin on juba päris hea. Sa võid muidugi võtta täiendavalt otsida, siis siin on igasuguseid valusaid punkte. Ning põrn on ülioluline ära vabastada naiste jaoks, sellepärast et rinnavähk on seotud põrna tasakaalustamatusega ja sellega, et põrnas energia ei liigu. Suurem osa rinnavähki on siin põrnameridiaani, siin rinna selles välimises kvadrandis. Nii et see energia on vaja siit liikuma saada. Mul tekib selline huvitav tunne, nagu hakkab selge kuumus üles jooksma seda punkti tehes siin. See on tõesti üks olulisemaid punkte kehas, et saada ainevahetus liikuma, sest et väsimus on ka see, et ainevahetus ei toimi nii, nagu vaja, et on jäänud liiga aeglaseks, me oleme ennast ära purnanud ning läbi põrna toetamise. Me saame seda siin liikuma jälle panna. See võib ka natuke koputada siia, võib panna käed niimoodi, siis saab kahele poole korraga koputada. Mina ikka tunnen, et midagi muutub, peas tekkis mingisugune muutus. Te võite ka kommenteerida pärast, et mis teil toimus, kui te neid harjutused ära tegite. Ütleme seda veel huvitavamaks. Võtame oma keskmised sõrmed, ma ei hakka neid niimoodi näitama, nagu neid tavaliselt näidatakse teatavates olukordades. Ja paneme ühe siia 2 kummu vahele, teise paneme nabaaukku ning tõmbame natuke suunaga ülesse poole neid. Nii et tunned, et vastavates kohtades veidi tekib venitust. Sellega me seome või ühendame kogu oma energiat kehas õigesse suunda liikuma, seome kokku. Ning seda harjutust võiks teha senikaua, kui sa tunned omal sõrmede alt tukslemist. Minul hakkab tukslemine päris kiiresti tööle, mõnikord, kui on hästi tugev stressiolukord, siis läheb aega, võib minna minut, võib minna 2. Nii et ära ehmata, kui sul ei hakka nii kiiresti tukslema, mul juba tuksub, et lihtsalt luba endale, siis tee pärast siis uuesti. Et see harjutus ka hästi nagu loob sellist selgust ja toob rahu kehasse. Ja just keskmiste sõrmedega selle head teha, sest keskmised sõrmed on meil hästi sellised nii-öelda elektrilised sõrmed. Ja need aitavad neid impulsse kehas liikuma panna. Nii et hoiame siit. Mõtlen, mis on see mõnus järgmine harjutus, mida me võiksime sinuga teha. Teeme nad sellise, ma tulen natukene siin kaugemale. Teeme nii, et nagu joogas teeme seda kotka asendit. Käed ette, ühe peale, teise alla, sõrmed sõrguse jangusse ja tõmbame nad siit läbi niimoodi. Niimoodi siit läbi. Nii et kui nüüd on minul on parem käsi peale vasak all, siis kui ma selle seomuga ära teen, siis tuleb vasak käsi peale, parem läheb alla. Ning nüüd teeme jalgadega ka sellise asja, ma loodan, et sa näed siit. Panen vasaku jala võimid niimoodi siia. Paneme ette. Ja nüüd hingan selles asendis. See on asend, mis toob hästi palju mõtteselgust, kui sul on päeva jooksul näiteks on vaja koosolekule minna ja tunned, et kuidagi nagu pea üldse ei tööta, siis tee seda harjutust enne. Siin ka hingad ikka kena 5 korda. Sellega me seome ajupoolkerasid, me seome kehapooli, sest hästi tähtis on, et need kõik pooled omavahel suhtleksid. Minul juba käis jälle mingi klõpsti, väga huvitav. Et ma ütlengi, aga sinul ei pea need muutused tulema praegu nii kiiresti, et mina olen hästi kaua teinud seda kõike juba. Et laseme oma kehal toimetada, harjuda, vaata, mis juhtuma hakkab. Nii, nüüd laseme lahti, nüüd paneme käed jalad ette tagasi. Ja nüüd enne, kui sa lahti lased käed, siis mõtled nii, mul oli parem peal, ma panen nüüd parem alla. Sest sageli on niimoodi, et kui me seda teadlikult ei jälgi, siis meie domineeriv käsi läheb jälle ikkagi võtab võimust ja pärast on kõik samamoodi. Nii et nüüd ma keeran ringi ja mul on parem käsi peal ja nüüd ma panen parema ja vasaku ette ja hingan siin niimoodi. Need harjutused on väga head ka lastele näiteks koolis teha. Või kui nad on sul koolist koju tulnud, on vaja hakata kodutöösid tegema ja nad on nii hajali, nii laiali,
siis panete muusika mängima ja teed lastega neid harjutusi, enne peab muidugi endale selgeks õppima, muidu peab pideva taustaks jooksma. Aga muusikataktis on hästi lõpus teha ja võib-olla see keha tahab natuke muusikataktis ka liikuda. Sellepärast, et mida rohkem me liigutame, seda rohkem saab ka meie aju töötada. Meie ajus igasugused seosed tekkida, nii et inglise keeles on selline tore lause as you move, your brain grooves. Et mida rohkem sa liigud, seda rohkem su aju areneb, kõik need käände ja kurde, see süveneb, nii et liikumine on hästi tähtis ja see on selline mõnus leebe liikumine. Meie koduõppes teeme ka seda, kui tundub, et nii nüüd ühe teemaga enam edasi ei saa minna, siis teeme vahepeal need harjutused ja siis on kohe hoopis teine. Nii, laseme nüüd lahti ja nüüd teeme need niimoodi, et paneme need sõrmed kokku omavahel, ma tulen natuke vähemalt, siis on vähem nii. Paneme sõrmed kokku ja paneme ka siia kulmude vahele, paneme need pöidlad. Niimoodi ka me ühendame meridiaane kehas, paneme energia paremini liikuma, hingame siin ka mõned korrad. Tunned ka hästi sellel ajal, kui sa teed seda ka, et kuidas su jalad on vastu maad. Sest me kipume kuidagi väga õhus hõljuma, et me esiteks juba ei ole maa pinna peal, vaid oleme kõrgematel korrustel ja nii edasi, et meil see maaühendus on kadunud, et neid harjutusi tehes on ka hea seda maaühenduse tunnet endale luua. Ja siin ei pea nüüd nii pikalt hingama, nüüd teeme niimoodi, et paneme käed laubale, sõrmed siin keskel ja tõmbame. Tõmbame liigse energia maha. Täiesti selline energia maha pühkimine toimub. Nüüd läheme, paneme tagasi, sõrmed paneme sinna kõrgemale. Pöialdega toetame pea külje pealt. Sul võib olla nii, et pea külje pealt hästi valutab, siis võib pärast masseerida neid punkte, sest et need on seotud väga tugevasti stressi ja pinge ja välja ütlemata asjadega, nii et need piirkonnad siin igasuguste kohustustega, mida me võib-olla ei taha täita, nii et siis need piirkonnad puugavad. Ja nüüd tõmbame. Nagu tõmbaks seda kolpa veidi suuremaks, laiemaks, sest et siin pea nahas on nii palju pingeid ja liigume järjest eestpoolt, tahapoole, mõnusasti loome siia ruumi. Selline ruumi loomine on ikka näiteks peavaludest vabastada. Liigume siia taha. Kaelani välja, tõmbame kaela pealt ka veel, võime meil jätta siia käed niimoodi kaela peale mõnusasti. Kaelast jooksevad nii tähtsad närvid läbi ja selline lihtsalt mõnusasti kaela hoidmine kätega on väga rahustav tegevus. Samal ajal tunnete ikkagi seda pinda enda all ja püüa hingata rahulikult. Tihtipeale on niimoodi, et kui me teeme midagi uut, siis meie hingamine kipub kuidagi kinni jääma, et see näitab seda, kuidas närvisüsteem on väga pinges. Ning siis ta ei julge hingata, kui mingi uus asi on, äkki ma teen midagi valesti või midagi niisugust. Et sellised valesti tegemise hirmud on meil paljudel kuhkilast lapsepõlvest, eriti koolisüsteemist kätte õpitud. Ja nüüd paneme veel kehas omavahel energiat mõnusamini ristuma. Et teeme sellist harjutust, ma lähen jälle tahapoole. Võtab vastas käsi, vastas jalg. Paneb põksti vastu põlve käega. Ja samas teise käega selja peal umbes kusagil, kas siia neerude piirkonda või kuskil siia niimoodi põksti. Ma näitan sulle küljelt ka. Nii. Teeme seda ka kohe niimoodi mõnema. Seda on hästi hea teha muusika rütmis. Mul läks silma nägemine praegu grammikene paremaks sellest harjutusest juba väga põnev. Tegelikult aitab meid igasugune liikumine, aga siin nendel liigutustel, nendel harjutustel on oma väga sügav taust, miks me niimoodi teeme. Ja siin me loome hästi palju seda, et jälle ajupoolkeelad suhtlevad, kehapooled suhtlevad, et sellised liigutused, kus me üle kesktelje viime vastas käe, vastas jalga ka, et tõsta mitte ainult lihtsalt siia ette üles, tõsta üle kesktelje. Kellel on migreenid, see harjutus võib väga hästi töötada, sest migreen tähendab seda, et ajupoolkeelad parasjagu hästi ei suhtle omavahel ühte poolkeelas. On väga palju impulsse energiat kogunenud ja omavahelist suhtlust ei ole, siis läheb pinge väga suureks. Lapsed, kellel on õpiraskused jälle, see võib olla väga toetav.
ühe lühivariandi ka, see on näiteks tuleb koosolekul ja enam üldse ei suuda, pea juba vajub ära ja nagu nokid seal terid. Siis saab vaikselt laua taga istudes teha niimoodi. Aga parem on teha seda kogu kehaga, sest et kui me paneme kogu keha liikuma, siis see mõjub meie ajule ja närvisüsteemile oluliselt toetavamalt. Mis me veel saame teha? Eriti just hommikul, enne kui me läheme teiste inimeste sekka ja eriti siis, kui sa oled ülitundlik inimene, nii kipud korjama kõike seda, mida teised kogevad, tunnevad iseendasse. Siis natukene sulgeme oma energia välja sellele väliselt. Paneme ühe käe teise peale ja siit häbeme luu juurest tõmbame üle pea. Tõmbame teise korra ka üle pea. Ja kolmandal korral teeme siin sellise rulli suu juures ja nagu viskame ära midagi selja taha. Et mina olen tähendanud mõnikord, kui keegi inimene räägib oma mingisugust rasket traagilist lugu, siis mul hakkab kehas kohe mingisugune möll peale. Ma lähen kuidagi nii kaasa, ma nii tunnen seda, mis tema tunneb. Siis ma mõtlen, oot, ma ei taha ju seda tunda, siis ma teen selle harjutuse ära ja siis kohe kõik rahu. Sa võib-olla näed ka, et kolmapäevases küsimuste vastuste kõnet ma teen aeg-ajalt seda, et kui ma kellegi tundeid hästi palju tundma hakkan, siis ma tõmban kohe selle peale, siis on hoopis lihtsam olla. Aga läheme edasi ja teeme veel midagi oma põrna jaoks. Selle põrna jaoks siin, põrna armastab hästi selliste külgede venitusi, aga meil need küljed, kui me istume iga moodi küürused ja kõik need põnevad asjad, mida tänane elu meil soodustab, et teeme selle külgede ruumi. Sirutame ühe käe üles ja teise alla ja loome siia külje peale hästi palju ruumi. Ning siin me saame veel täiendavalt teha niimoodi, et mina praegu vaatan seda ülemist kätt, hingan siin mõned korrad, siis toon korra põrvest alla nõtkudes käed keskele kokku ja vahetan, nüüd vaatan teisel pool ülemist kätt ja hingan mõned korrad. See mõjub hästi tegelikult lisaks põrnale ka veel maksale, sapi põhjale. Nii, võtame jälle käed kokku ja nüüd vaatan seda kätt, mis on all. Taju, et on tegelikult päris suur erinevus venitusel, sõltuvalt sellest, kas me vaatame ülesse või alla. Ja nüüd teisele poole alla. Nii, mis me veel saame iseenda heaks teha? Mis praegu jaoks mõttelõng korraks kerra. Ja see asi, mida ma tahtsin nagu järgmiseks teha, see millegi pärast ei taha hästi tulla. Aga siis tahab midagi muud tulla. Vaatame siis seda, mis teha, kui tunned, et stress väga tugevasti üle keeb ja üldse enam ei oska teha midagi. Siis paned sõrmed niimoodi. Paned need 3 tükkine siia laua peale, pupillist ülesse poole ja need. Ja selle pöidla surud siia meele koha peale ja hingad mõned korrad. See on see, kui tunned, kõik asjad jooksevad kokku. Töö juures jookseb kokku ja siis lapsed helistavad ja mingi mure on ja siis kodus on veel, ma ei tea, midagi, kui sa kõik keeb üle ja siis võtad sellega oma energiat maha. Teeme midagi lõpetused, midagi sellist lõbusat. Võtame käed ja veame omale siia enda ümber 8. Ja neid lõpmatuse märke ülesse ja alla. Ja teeme neid külgedele ka. Jälle mul lähevad puusad automaatselt tööle ja tahavad neid samu asju teha. Ja võime teha oma niimoodi selja taha ka neid. Sest see, mis selja taga on, see ka mõjutab meid. Nii. Ja olemegi päevaks valmis, et praegu on selline põnev päev, et meil on kella keeratud ja inimesed on natukene võib-olla väsinud, natuke uimasemad, natuke rohkem sassis, nii et sa võid teha neid harjutusi ja anda mulle tagasisidet, et kuidas see sulle mõjus. Ja ma arvan, et äkki ma tulen hakkangi käima esmaspäeva hommikuti ja teeme koos.
et video jääbki üles siia, aga alati iga korraga tuleb midagi muud, midagi teistmoodi, võib-olla teen mõned teised harjutused. Nii et saaks võimalikult mitmekesiselt ja tegutseme koos. Nii et naudi päeva ja tunned tõesti, et kui tuli väga selline aitäh, ma olin väga väsinud oled, siis see muudkui aga saad kiiresti, kus iganes, koosolekuruumis, poes, vabas, lastevanemate koosolekul tõmbad niimoodi. Paned oma energiat ristuma, nii et see energiate ristumine, seda tehke ainult päevasel ajal õhtul, kui magama tahate minna, siis ärge seda tehke, sest et see ergutab. Siis võivad energiat joosta ülevalt alla rahulikult, nii et jah. Et väga mõnusad harjutused ja hakkame tegema esmaspäeviti neid koos ning kutsu sõbrad ja pere ka kaasa ning vaatame, kuhu me jõuame sellega. Ja mõnusat päeva sulle!